Konstaabel kohe Augustin natist kinni ütleb, hobuse piinamise eest me teeme teile väikse karistuse. August ütleb, see ei tule hobusest, see tuleb mu süamest. No siis teeme trahvi ka süamest. Selgitasid nad seda olukorda, mis nad selgitasid, aga lõpptulemus oli see, et 2 meest istusid vöörasoovis hobuse ree peal ning mõlemil olid silmad üsna hallid ja pudelipõhi läikis ainult vastu. Noh, muidu nüüd rääkis August kogu oma kurva armastuse loo sellele konstaablile. Konstaabel, kena inime, ütles, et Meti Kuressaares, ole vait, ma räägi ise. Ütles, et ma tea Kuressaares ühe sõukse kena tüdruku, kellele ühegi meesterahva mure pole võõras. Ja sa kujuta nüüd ette, Moo August võõrasoovis hobusega pulma ülikond ree peal ja ta läheb võõra tütarlapse akna alla. Kus kukkud sa laulma? Käekene maale alla, tule minule ossi sa. Nii kenasti valesti laulavad Moo August. Aga näed sa, käekest pole vette tütarlaps andnud, vaid miilits, sest August oli vale akna all. Ja see pole teda vette kuskile lossi viinud, vaid 15 päevaks semendi peale. Ai seda ulgumist ja ilmaga ja kena tuule korral kostis see ulgumine keikabrukale ära. Moo isa ütles Moole, et jah, sina maali saad omale ühe targa vee. Näed sa, mesinädalid oskab ka riigi raha eest pidada. Aga kas sa tead, kui see August siis sealt Kuressaarest tagasi tuli? Ma jooksin talle poole tee peale peresse vastu, hüppasin kaela ning ütlesin, võtta ning hoia. Tätsa tänase päevani on hoidnud. Aga kui ma talle täna tuhlist süüa ei anna, siis te ei tea midagi. Kuule, olgu peale, mitu tuhlist sa tahad? Ma koorin. Ma ei tea. Kui suured on? Ei, see pole tähtis, mitu sa tahad? Kuule, 3 on palju, 2 on viisakas. Kuule, hea küll. Võib ju ka 3, aga maale muidu jah arvestanud. Maale kuskilt nooruspõlvest lugenud, et viisakas inimesel 2 tuhlist. Aga noh, oleme viisakas. Ei, ega see tänapäeva värk pole enam see. See oli vanasti, kui ma olin noor ja Augustile ma tegi ikka 2 tuhlist. Kuule, siis on sedamoodi, et sa pead veel siin pikimaad ringi rentsima, aga ma lähen siis tuhlit koorima. Ja sa tahad ka eraldi tuhlista? Mul on hea nuga, ma tulen ka. Sa teed koorima, väga hea. Näe, siit saab ühe abiks. Nii et ajaga omale argid alla ja mine jaluta veel edasi. Kas sa istud peeglennud kõik tühjas või? Ei ruinakad, ma lähe praegu ostad. Mis sa neist koorid? Ei, sa pead peatama seda nägu, et sa söö ruinakad. Ma näen ju, sul juba hakkab. Ei, hakka, mis see muule needab? Mis sa tüli teed? Ei, ma mõtlesin siin viisakamaid ka. Vaat see Rainile ma pea küll. Rainile ma koori küll, jah. Aga kuule, jah, hea mõte, jah. Mõtled ruinakad. Nii, et siis võib 3 saada küll. Siis võib 3 saada, jah, kui sa ise koorid. Kuule, olgu sedamoodi siis. Tore, et sa siia mu ette nüüd istuma jäid. Ja sa võid ju mulle plaksutada, ma või otsustada. Pillasele Pille varrudel sattus sinna saabrisse, siis vassikapraast oli ainult 9. Jaa, kuule, ma mäletan. Ja, aga vaadaka sa seda ka ikka mäletad, kuidas sa Jaguvolli varrudel plaadikoogi peal istusid. Mis siis sest oli? Ega see polnud paha pärast, see oli alkoholi jobis, noh. See oli heatahtlikult. Aga vaata, kus Närsu käitus adekvaatselt, ma ütlen. 1, 2, 3 puges mul selja taga ja limps oli püksiperse puhas nagu salkid. Ma lägin. Oota, ära siga, kus oli kisa? Oi, ma tahtsin öelda, et tead, kui kena kook oli. See oli Jaagudaania tehtud kõik kohupiima ja kaneeli. Ei, kuda maab mäletad, tead sa, kisa oli nii vägev. Tead sa, ma ütlen teitele nii kui rott naiste sauna sattud. Siuke lõugumine oli lahti. No aga Ville, maksa nüüd praegu aru, mis asja sa nüüd siin keske päeva sinna mere peale vahid. Otsus siis nüüd kodus siis töö otsa lõpp.
mõtled või, et sa siis edasi seisad ja vahid? Kuule, Vill! Kas sind huvitab midagi? Kuule! Tüdrukuid seal... Kuule, ma räägin, Huvitab. Villemil on nii teravad silmad, et ta näeb merepõhja räimeparve sisse ka. Kuule võit, toime. Rein. Tead, pisike kala, ütlen ma teile, aga väge täis. Omal ajal andis Räim meile tööd ning leiba. Lasi armastada, lasi maju ehitada. Lasi mootorrattaid osta ning autosid. Ja vaata, ma mäletan ka, kui vanasti tuhlid maha pandi, siis pisteti sinna mulda tuhli alla üks räimekalaga. Ikka rammuks. No sa vahid seal. No, ma tean, vanasti tulid need võrguräimed ja paatid ja kui toodi pardal ja need paadid veesvad, siis oli vägev kalasaak, kui nad tulid seal. Aga mis sa praegu näed seal? No mis sa näed seal, Villem ju? No vaata, seal pole ju mitte midagi näha. Vaata see must kogu seal. Vaata, see on ju kormuran. Kas see vana must potsakas ongi kormuran? Ma ütlen sulle, need kormuranid on kui intervendid. Kuule, meite Kusti ju siis ka intervent ju. Kuule, Kusti ju ka ju. Ei, mis ma su Kusti siis intervent on? Kusti ju ka siia sisse rännanud. Täpselt, ta pole siin sündinud ju. Aga kas siis Kustil on ka kuskil kõvernokk peitus või? Ole võid, kõvernokk. Nende merekalast tühjaks või? Ei, ta räägib seda peent, mis täht see Olge rahulik, varsti olete nendest kormuraanidest lahti. Seavad meid ja merelageks ja läinud nad ongi, mis ma sina passivad. seda jah. Aga sul on ikka mingi sihtmärk seal selma tees. Aga mis ma see Kusti räägib peenelt seda õ-tähte? Vaat sul tuli praegu kirjast välja see, jah? Võõras võta võid, jah. Saad ka nagu Kusti juba? Jaa, et tema pole mitte siis sündinud, vaid tema on ikka siit sisse rändanud. Rändanud. Aga seda sa mäletad ikka ükskord, mida see Villem käskis teha, et kui ta tahtis selle Riina Ääkossid ja mäletad. Muidugi, jaksa mitte Villem, oi on järjekindel mees. Iga öösel käis Riina lakkaluuki kraapimas. Aga Riina pole sisse lasknud. Ennem olgu sõrmus sõrmes ja passis tempel. Vitsad passis, jah? Ja, vaat siis. Kuule, Villem, aga vaata, mida sa nüüd seal siis ikkagi nüüd näed? Ta järjekindel, ta seisab ühe koha peal. Vaata, jah. Kuule, vaata nüüd, miskit nagu sõuaks seal minu arust. Vaata, kas pole siis midagi? Kuule, sõuab, jah? Sõuabki, tule vaata. Kormuraan või? Ei ole, tule vaata. Kuule, sõuab, jah? No, sõuab ju. Millega? Kuule, No? see on see meie olümpiahõbe Jüri Jaanson. Kuramus ei ole saanud kulda mitte. Tuli hõbedale, nüüd teeb iga päev trenni, sõidab marsruudil Pärnu, Abruga Pärnu. Ja uskuge mind, kui see mees nüüd Näe, oga tuleb hästi. Kui see Pekingis kulla toob, ütlen ma tüdrukud teile, ma panen siia monumendi püsti, et nendel vetel, ärge ära uppuge seal, Oti Eeste, Jaanson tuleb, nendel vetel trennis oma kullavormi, see ning see. Vaata, kus hakkavad rahvast kogu käima, käivad ja imetlevad. Kuule, sa lubasid kadunud nässule ka ausamba püsti panna. Kas sa panid? Ei, pole pannud. Ei pannud. Muidugi lubasid. Noh. Muidugi lubasid. No. Ma ütlesin, et pane. Ja pane naa. Aga ma pean ütlema, millal ma panen. Kuule, ma ütlen teitele mehi, et saa uskuda. Ei saa neid uskuda. Jatsa, ma mäletan seda, kui ta Albert mind kotis. Suu oli lahti, kus laudavärav. Ütles, ta kannab mind kogu elu käte peal. Kui ma talle seda nüüd meelde tuletab, laiutab käsi, ütleb, ei ole võimalik. Tervis ei luba. Teab, Ragma on haige. Eluta koorma kandmine rangelt keelatud. Aga ega ta loll pole. Võttis kotitäie anger, läks Kuressaare arsti juurde, see kirjutas papri välja, et nii ja nii. Ja nüüd tuleb välja maole see elus koorem, keda enam ei tohi kanda. No mis sa lubad? Eks, mis sa naerad? Jah, no näed, jälle need lubajad mehed, eks? Oota, jah, aga sa mäletad ju. seda Martinit, eks? Ei, mis ka sa neid Uudut ja Muudut miks ma mäletan, sul need olid meites? Uudu ja Muudu, 2 poissi meites ja Abrukas olid. Nad hakkasid kogu aeg paate tegema, aga ikka õlle lõhna peale. Aga Abruka ju piisike, siin tehakse nii vähe õlut või juudakse kohe ära. Nad tahtsid siis kaugemale minna. No aga ikka sai see õlu ennem otsa, kui nad oma
paadi valmis ja ütlesid siis mulle, et kuri saatus ei lase meil mätte seda paati valmis teha, aga ma ütlen sulle, see on puhtalt enda oma lohakus. Mis teist naised nüüd meestest nii halvasti arvate? Kas te siis mõnda tegijat meest ei tule ei, minule tuleb ja Martin oli kena mees. Mõtle, mäletad sa, kui sa eelmine aasta esimese lennupuuri leidsid Kuressaares? Ta lubas euroremonti selle lää teha ja mikrolaine ahju sisse panna tussikest soojaks ajada. No aga ta tegi ju ka, aga sa mäletad, ta tegi ju selle katuse nii säravast plekist, et lennud pole julgenud enam sisse tulla. Need kukkusid kartma, särab vastu ja Martin isa oli ka üks ütlemata korralik mees. Iga kord, kui õue peale läks puid saagima, ühe käega pühkis ikka purupükstelt ja teisega mutku saagis. Vaat need olid korralikud mehed näite ja mäletad sa siis, kui Martinil ükskord elu isu otsa sai, ega siis tema pole mitte hakanud jooma ega miskit muud lollust tegema. Ta tegi taevaredeli, seal paistab pölla peal tuulik, viskas aga selle köie üle tuuliku tiibade ning valmis see oligi. Ta oleks kõik kaasa võtnud, ta oleks teid ka kaasa võtnud, kui te oleks tahtnud tulla. Aga kes see siit Abrukalt minna tahab? Ma mäleta 52. aasta sügisel, kui meitel hakati koloosist Kaaru nimelist pulli Tapale viima. Kargas keset merd üle paadi ääre ujus kodusse tagasi. Vaat nii arvas oli Abruka taale. Ei lähe siit keegi, sest ma ütle teitele, et meid elu ja valu oosi Abrukas ning jääb siia koos meitega. Aamen. Sa laulad nõnda ilusalt nagu Koidu. Kuule aga jaa. Kuule, Villem! Mis see? Jessa, mis mulle praegust meelde tuli. Kas sa mäletad, ta saigi Riina kätte? Saigi Riina kätte? Ta oli nii järjekindel. Oi, Villem, kas sa mäletad, kui te läksite Riinaga aprillikuus üle jää registreerima? Ja kasse taga vabas vees luiged laulsid Ave Mariat ja Riinal oli köiepundar üle ola, aga sool olid lauad, et kui äkki midagi juhtub, abi omast käest võtta ja teitel olid mõlemal pätid jalgas, Riinal olid roosidega, sool olid ilma. Kas sa mäletad sa? Jäta järgi, naine! Mis sa siin tänitate? Mis te arvate praegu, kui Meril oleks kala täis, et ma pastiks siit kui nurmenukk? Kui ma liigassena liivas käiks praegu puikuramus, säina, trall, kas ma pastiks sii või? Aga sa mäleta, kuidas Riina... Mäleta! Aga põle kala, põle! Sellepärast ma sii ole. Meri on tühi, vaata teist, kui kurva nägu, kui sugulase surmad on. Näe, kormuraan kuri vaid. Näe, istub kivi peal edasi. Näe, magu tõllakse. Aga Jaansoni nättu. Kuule, aga miks tal nii häbemata pikk nokk on? Kuule, see pole nokk. Need on Jaansoni aerud. Tead, ütelda... Hakkaks siin! Appi ma minnes! Kuule, tead sa mingi appi! Kuule, kus see? Sa ikka valetad küll praegu kui Vene raadio. Ei valeta. Jaanson on seedimisel. Tead, ma ütlen, et sportlase organismus on tugevam kui kormoraani seedimine. Ole rahulik. Näed, tõuseb lendu ju! Näe, tõuseb, kus lapperdab ossa, kus lapperdab. Aga näe, tõuseb lendu, näe.